Tšau, mina Piret siin ja täna on minuga koos minu kaunis. Tšau, mina Piret siin ja täna on minuga minu kaunis õde. Tšau, mina Piret siin ja täna on minuga minu kaunis õde, kes on mulle täna juuksemodelliks, sest et ma otsustasin tal täna juuksed tumelillaks harjuda. Okei, nali. Meil tuli eksprompt mõte, et võiks minu kauni õe kaunite pikkade kiharate peal katsetada mingit soengut ja mina muidugi võtsin kohe endale kõige raskema ülesande ja guugeldasin rokokoo soenguid ja mõtlesin, et prooviks midagi hullu ja põnevat oma õe juuste peal. Nii et seda ma täna katsetama hakkame. Ja nali on veel selles, et mul ei ole ühtegi juukselaki purki kodus. Nii et seda kõike ma üritan teha ilma juukselakita. Mis mul siin on hunnik bobipinne, juukseklambreid. Kes on bobi? Ja siis on mul lokitangid ja mul on üks kunstviljadega pärg, mida ma mõtlen, et äkki saab mingeid lilli kasutada selles soengus. Ja siis on mul siin juuksehari ja siis kuna rokokoo soengud on tavaliselt hästi puhevad ja kõrged, siis ja tihtilugu tehakse ekstra iga soengu jaoks selline täidis. Põhimõtteliselt päris juustest tehakse siuke kohe materjal, mida kasutatakse soengute sees, et need tunduksid kõrgevad ja puhvis, aga mul ei ole võtta juukseid. Ja mul on üks selline padjatäidise materjal, mida ma loodan, et ma saan kuidagi õhe peal ära kasutada. Okei, aga ma ei tea, hakkame pihta. Sektsiooni. Mu õel ei ole juuksepikendusi, need on kõik tema loomulikud kiharad, pikad ja maulid. Aga jah, siin juustega mängides tulevad mingid toredad lood meelde. Näiteks tuleb meelde selline lugu, kuidas üks mu sõbranna mängis oma vennaga juuksurit lapsena ja põhimõtteliselt ta vend keeras talle nagu lokke pähe, aga kuna neil kodus ei olnud lokirulle, siis ta vend keeras kõik ta juuksed takjate sisse rulli ja siis oli pärast pahandus majas ja tuli kõvasti vaeva näha, et need pärast välja saada. Mis tunne siis on, lähed pärast koju selle soenguga? Kooli. Ja minu õde on ka õpetaja nagu mina, nii et, aga mina olen kunstikoolis ja mu õde on nagu päris koolis õpetaja. Päris koolis. Nii, ma siis panen siit alt hoopis kõigepealt kinni, et need ees ei segaks. Ja voila! Voila on päris õige öelda, ma arvan, sellepärast, et mulle kohe tuleb mingi Prantsusmaa silme ette, kui ma mõtlen mingi rokokoo uhketele kleitidele ja soengutele. Juukselakki mul ei ole, aga enne Laurale natuke lasime kuivšampooni pähe, et oleks natuke parem seda soengut teha. Et ta hoiaks natuke paremini. Nii, ma ei tea, kas ma peaks selle padjatäite kilekotist välja ka võtma. Ma arvan, et võtta siis hoiab paremini, või nebise paremini. No aga äkki need pudenevad laiali. Äkki ma saan mingi siidis soki sisse panna. On vist puhas. Ma isegi ei taha teada, kui valesti ma kõike teen, et ei ole neid kommentaare vaja siia video all. See padjatäide suka sees näeb välja nagu mingid tselluliidiga. Pane seda mul pähe. Kaunis. Kuule, nii, kõigepealt üritame tekitada selle kuju, mis me kui ilus. See on kõiki väike Väike tilake võtta. See on täpselt nagu selle vaklakese. Juu, see ei ole vaklake, palun, ärge rääkige pole vakledest. Nii. Jah, miks mitte? Põhimõtteliselt rokokoo kleitide juurde, mis olid niigi puhvis ja võimsad, käisid siis eriti ekstravagantsed soengud, millega põhimõtteliselt naisterahvad võistlesid oma vahel, et kellel on kreisim, kellel on hullem soeng
juustesse, noh, pärlitest ja lilledest nagu me kujutame ette nagu, et võidi kasutada, aga soengutesse pandi ka faasaneid, põhimõtteliselt linnutopiseid, laevakesi, väikseid laevamakette, nii et igasugustest asjadest tehti need soengud, et nagu asi kreisim ja võimsam oleks. Nii, ma vist zoomin vahepeal natuke soengu jaoks sisse. Ma vähemalt üritan mingit vahtu kasutada, sest et mulle tundub, et ilma lakita ei saa ja lakki mul ei ole ja... Läheb ju siukseks närakaks. Oi jumal. Nüüd on väga olulised asjad rokokoo soengute juures. Küljerullid. Neid küljerulle kasutasid ka meesterahvad. Peaks mingit kuuma kaitset ka kasutama. Igaks juhuks. Wow. Kõik näkku mingid närakad. Palun vabandust. Seda arvan, et ongi teinud mul seeski. Mul oli juhe seinas, aga ma unustasin seda nuppu vajutada, nii et natuke läheb veel aega. No, ja siis ma saan siia mingi rulli veel otsa teha. Nii, nüüd vahepeal tongid said soojaks. Ma hoopis teengi esimese lükke selliselt, ma teen siia üles ühe loki. Sa oled nagu selles Grinchist see Huu perekonnas see tüdruk. Jaa, see meenutab täiega seda. Kusjuures ma avastasin, et selle vahuga ei päris hästi see lokk. Sulle tegin kunagi ka lapsena ka soengus või mis ei mäleta? Soengi teda ei mäleta, aga mingid meikad. Sinisega täiega. Esimest korda. Kunagi oli sinine lauvärv täiega moes. Tänapäeval nagu väga, noh, nüüd on see Jeffree Stari Blue Bloodi lauvärvi komplekt olemas, nagu mis eeldaks seda, et võiks nagu sinine lauvärv jälle tagasi moodi tulla. Rokokoo meigid vist ei olnud nagu väga huvitavad, mingi nägu võõbati valgeks ja põsed punaseks ja midagi väga siukest alkohool vist ei olnud, huuled olid keskelt nagu rohkem. No need lokid on veits erinevad, aga ärme tee sellest välja, onju. Ja nüüd sellest saaks siia üles mingi asja suundi. Ongi tehtud. Jumbu ja alla veits lokke ja... No nende fotode pealt väga ei näe ka, mis seal taga toimub, nagu võib-olla mõni foto on nagu kuidas on näidatud, mis seal taga on, aga noh, ütleme, et seal taga võiks midagi sellist toimuda. Minu arust neid soengud tehakse nii, et need klambrid ei jää pärast paistma, aga ma ei tea, ma ei oska nii professionaalne ise olla. Keegi kommentaarides soovitas mulle neid Placenta Active'i tooteid ja ma ostsin prooviks, ma alles hakkasin kasutama, nii et ma ootan nüüd põnevusega tulemust, kas lähevad juuksed tihedamaks ja... jah, ma kõrvetasin. Jah. Nii, põhimõtteliselt nüüd kõik kohad, mis läksid sassi, sinna tulevad kleepida lilled. Põhimõtteliselt on soeng valmis. Ainult eest on mõned, annaks ette ka mõned lilled. No nii. Tagant siis sai meie soeng selline. Just nii. Nii, ma ei tea, siit külgede pealt ma pean kogu aeg sättima, et nagu siit see
täitematerjal välja ei paistaks, aga minu arust ma millegipärast kartsin, et mul tuleb nagu hullem see asi välja. aga ma ei tea, mingi stiilipeoks või kuskile üritusele võib-olla isegi julgeks sellise soenguga minna. jah, selline lõpptulemus, väike rokokoo stiilis hullumeelne soeng. seekord ma ei hakanud ühtegi Fasoni topistega laeva oma õele pähe toppima. aga ma ei tea, ma loodan, et see video meeldis teile. kui see video meeldis teile, siis palun likeige seda videot. ja kui te ei ole veel siiamaani mu kanalit tellinud, siis palun subscribe'ige. ja kuna ma teen igal nädalal uue video, siis juba kohtume teiega järgmisel nädalal uues videos. Tšau! ja ma ei ole mitte mingil juhul juuksur ega professionaal, nii et ärge kodus järgi tehke. ja mul ei ole ka juukselappi.